Me jõudsime 8. küsimuse juurde, see on peaminister Kristen Michalile. Varro Vooglaid on küsimuse esitaja ja teemaks on sekkumine Läti siseasjadesse. Varro Vooglaid, palun. Ja suur tänu seda võimalust mulle võimaldamast. Teatavasti Läti parlament langetas hiljuti otsuse taanduda Istanbuli konventsioonist ja selle peale te tegite 1. novembril Facebookis avalduse, kus te ütlesite nii mõndagi, aga muu hulgas ütlesite, et sarnaselt EKRE-le on ka Läti parlamendis mitu poliitilist jõudu, kelle jaoks naiste õigused ja turvatunne ei kujuta endast väärtust. Need on teie sõnad. Esiteks ma arvan, et selline loosunglik avaldus on lihtsalt kohatu, sellepärast et see, kas Eesti või Läti on Istanbuli konventsiooni liige või ei ole, ei mõjuta kõige vähemalgi määral naiste õiguste ja turvalisuse kaitstust. Et naiste õigusi ja turvalisust kaitsevad ikkagi Eestis kehtivad seadused ning neid seaduseid jõustavad õiguskaitseorganid ja justiitsorganid. Ja sellega meil teatavasti on mitmesuguseid tõsiseid probleeme. Näiteks peaks vaatama üle selle, kas võib teatavate isikuvastaste kuritegude eest määrata karistuseks kohtute poolt lihtsalt tingimisi vangistust. Antud juhul meil on ju viimasest ajast näiteid selle kohta, et on määratud tingimisi karistus naise vastu vägivallatsenud isikule, kes on seejärel jätkanud vägivallatsemist, muuhulgas naiste vastu. Et see on see, mida tegelikult tuleks teha, vaadata üle meie riigis kehtivad seadused ja see, kuidas neid seaduseid jõustatakse, mitte tegeleda selliste loosungitega, nagu siis Istanbuli konventsioon seda endast kujutab. Aga minu küsimus konkreetsemalt seondub nüüd sellega, et kas teile ei tundu, et peaministrina on täiesti kohatu hakata kriitiliselt kommenteerima avalikult Läti parlamendi otsuseid. Minu parima arusaamise kohaselt, nagu ma olen õppinud diplomaatiat ja rahvusvahelisi suhteid, on see üks baasprintsiipidest riikidevahelistes suhetes, et teiste riikide siseasjadesse sekkumisest hoidutakse eriti valitsuse tasandil, sest peaministrina te räägite kogu riigi nimel. Kas teie arvates oleks kohane, kui näiteks Läti peaminister hakkaks samamoodi kriitiliselt sekkuma Eesti parlamendi otsustesse? Aitäh! Aitäh! Ma arvan, et teil ei tule üllatusena, et ma olen Läti peaministriga antud küsimuses ju täiesti ühel meelel. Oma hea kolleegi Evikaga oleme me täiesti ühel meelel selles küsimuses, et Istanbuli konventsioonil on oma roll. Ja kui teie ütlete, et sellel ei ole väärtus, siis ma siiski mõne lause ütleks, et ega selle konventsiooni eesmärk ja vaadates järgi, eks ju, viisakalt, et olla täpne, on siiski kaitsta naisi vägivalla eest kõikides vormides, ennetada naiste vastast vägivalda, perevägivalda, võtta sellest vastutust ja likvideerida see. Ma ei saa aru, kuidas selle vastuseks olla. Teiseks, aidata kaasa naiste diskrimineerimisele, kõikide vormide likvideerimisele, edendada naiste ja meeste sisulist võrdõiguslikkust naiste õiguste edendamise kaudu. Taaskord, kuidas sellele saab vastu olla? Siis on töötada välja igakülgne raamistik, poliitikat, meetmed naistevastase vägivalla, perevägivalla, kõiki ohvrite kaitsmiseks ja abistamiseks. Ja siin on veel väga palju erinevaid mõtteid, et ma ei saa aru, ütleme nii, et me räägime samas keeles, aga me ei mõista kuidagi üksteist. Et ma tean, et EKRE on esitanud nüüd sellel nädalal ilmselt ka sellest Läti näitest tõukudes ettepaneku taanduda või välja astuda Istanbuli konventsioonist ka Eestis. Ja ma ütlen, et valitsus siin kindlalt ei anna, mina ei kavatse anda ja ma arvan, et ka minu kolleegid ja koalitsioon Eesti 200-ga me ei anna kindlasti järgi sentigi ega millimeetritki selles, et sinna poole liikuda. Et ma ei saa aru, miks peaks sinna liikuma. Sõnadest tihtipeale saab tegu, et see sama retoorika, et need põhimõtted ei ole olulised, neid põhimõtteid ei pea kaitsma. See ei ole minu meelest vastuvõetav, see on eemale tõukav, ma ütleks pigem. Ainus, milles ma saan teie jutust nõustuda, seda, mida ma ütlesin ka ilmselt Martin Helmele vist, kui me siin enne debatti pidasime, et see sama juhtum, kus inimene, kes tegelikult oleks pidanud trellide taga istuma, ei olnud trellide taga ja sai uue teo toime panna, ta oleks pidanud trellide taga istuma, on ka minu veendumus. Ma arvan, et see on üldine veendumus. Ja selle kohta on ka siseminister palunud täiendava ülevaate saada, ilmselt justiitsminister ka, et kui on vaja reeglid muuta, täpsustada, siis tuleb seda teha. Nii et ja ma ütleks, et vägivald, naiste diskrimineerimine kõikide selliste viisides liikides on laiem ühiskondlik teema ja selles olla ühel arvamusel Läti peaministriga või Läti Vabariigi presidendiga, ma arvan, on igati kohane. Aitäh!
Suur tänu,